Aitäh, Allan, et sa oled ka selle päeva täna kokku tõmmanud ja et sa oled meil võimaldanud kõike seda arutelu pidada. Selles mõttes ma valmistan teile vettumust, et ma ei tule siia suurt julget uut visiooni lauale panema. Seda kahel põhjusel. Üks on muidugi see, et valitsus on selle suure julge visiooni just kinnitanud arengukavaga detsembris, mis on uue juhi jaoks alati väga tore, kui ta tuleb kohale ja just kuu aega varem tehti suured strateegiad ära. Aga ka selle tõttu, et need asjad, mis ei ole seal kaetud, need keerulised küsimused, et kuidas me sinna jõuame, mida on vaja muuta selles, kuidas riik IT teeb ja rahastab ja koostööd teeb, nendele ma kindlasti ei ole jõudnud, ma ei ole jõudnud ka iseenda jaoks selgeks mõelda 2 nädala jooksul. Ehk et praegu ma pigem olen sellises kuulavas ja küsivas olekus ja kindlasti tahan paljude teiega kokku saada järgmise paari kuu jooksul, kuulata ja küsida. Aga ma teen ühe erandi, sest kõikide nende plaanide juures, mis meil digiriigi vaatest laiemalt on, mis meil küberjulgeoleku vaatest laiemalt on, ükskõik, kas me räägime kasutajakogemusest, kas me räägime rahastamise viisist, kas me räägime sellest, kuidas me paindlikumalt teenused arendame, üks asi on selge. Ja see on see, et pilv on oluline ja pilv on paratamatus. Ja me ei räägi ainult pilvest selles mõttes, et pilv on natuke parem, natuke odavam, natuke paindlikum, natuke turvalisem viis, et andmeid ära majutada, aga just sellest vaatest, et pilv on siiski ärimudeli muudatus. Pilv on nendele plaanidele oluline, sest maailma äritegemise viis, kuidas me ostame kompetentse täna sisse on muutunud. Kui ma täna tahan organisatsioonis teha muudatust HR-is, majasiseses infoliikumises, selles, kuidas ma DevOpsi teen ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, 100 erinevas ärifunktsioonis, ma ostan selle sisse osaliselt läbi SaaS-teenuse, läbi pilve, kus käib kaasas, eks ole, nii oskusteave, tugi kui ka muidugi tarkvaratoode. Ja kui riik tahab täna olla sama paindlik kui meie startupid, kui maailma parimad erasektori suurfirmad, siis ka riigi puhul on paratamatu, et me peame suutma pilve tarbida, oma protsesse läbi pilve ajada, me peame ennast pilvekõlbulikuks tegema. Nüüd, te ütlete kõik selle peale, et aga Lukas, see on tore mõte, aga mul on siin, me ei saa ju kõiki tundlikke andmeid sinna panna, et mul on siin ikkagi mingid riigisaladused ja mul on siin sellist riigikaitselist infot. Ja te ütlete, aga Lukas, see on tore mõte, eks ole, kui me räägime nende SaaS-teenuste long tail'ist, aga jube kallis on põhiarvutus teenus panna kuhugi kommertspilve, mille server on Luksemburgis või Iirimaal. Ja te ütlete muidugi ka, et aga Lukas, väga ilus mõte, aga kas sinu enda juristid ei keela mul seda teha? Ja need ongi need küsimused, millest me täna räägime. Et esimestele küsimustele vastata, see ongi see põhjus, miks meil on ka riigipilve vaja. Et nii tore, kui SaaS ja kommerts avalik pilv ei oleks ja ma väga loodan, et me jõuame sinna kohta lähitulevikus, kus riigiasutused saavad julgelt paljude asjade jaoks seda kasutada, kus nad on ka võimelised paindlikult neid asju hankima, siis kõige jaoks ei hakka kunagi kõlbama. Meil jääb riigisaladusi, meil jääb tundlikku AK infot, väga tundlik isikuandmeid, mida me ei saa sinna panna. Meil jäävad ärivajadused, mida ei ole adresseeritud avaliku pilve poolt, olgu need käideldavuse vajadused, et teenus toimiks ka siis, kui mereühendused, fiibriühendused on katkestatud, näiteks mida me ei saa tingimata panna kogu maailma SaaS-teenuste õlale. Ja seda kõike meil riigipilv lahendabki. Ei hakka sellest pikemalt rääkima, selleks on meil Ergo, kes räägib natuke lähemalt, kuidas meil sellega olema saab. Ja teine pool on juriidiline külg. Et praegu on olnud küllaltki raske liigutada andmeid, mis tahes AK infot, ka mingite hinnangute kohaselt isikuandmeid, kommertspilve. Ja ma väga loodan, et ka selle osas muutub õigusraam ja õigusruum palju selgemaks selle aasta jooksul. Detailidest räägib Oliver, aga ma ühe põhimõtte tahan öelda, mis on see, et meie kollektiivne ülesanne ei ole lasta ennast juhtida juristide poolt, nii toredad kui nad ei ole, ja seaduste poolt, vaid pigem teha läbi sisuliselt need riskianalüüsid. Millised on need andmed, kus me tõesti usume, et iseenesest usaldusväärne, turvaline SaaS-teenus ei sobi kunagi, kus meil ongi vaja end-to-end krüptot ja millised on need, kus me võime
tagada oma seadusega pandud kohustusi GDPR-i või avaliku teabeseaduse alusel või mõne muu alusel, tagada andmete käideldavust, terviklust ja konfidentsiaalsust, ilma et me tingimata peaks krüptima. Ma ei tea täpselt, kus see piir jookseb, aga mulle tundub, et natuke jabur oleks öelda, et kõik isikuandmed igal hetkel peavad olema end-to-end krüpti taga. No isegi mingi logifail IP aadressiga, kus võib-olla on võimalik seostada selle isikuga. Või kui ma vaatan, millest AK koosneb, mõni osa AK teabest on päris tundlik, mõni osa ettevalmistusel olevad eelnõud, ma ei tea, kas seda peab nüüd end-to-end krüptima. Need on arutelud, mida me peaks pidama sisuliste riskide tasemel. Ja kui meil kui need on peetud, siis me peaksime juristide poole pöörduma ja ütlema, et kuulge, paneme siis need mõistlikud lahendused kirja ja vajadusel muudame ka seadust. Vähemalt mina vaatan selle niimoodi otsa. Ja ma loodan, et me jõuame siis tulemuseni, kus meil on võimalik neid ärilisi eesmärke, mida meil laiemalt digiriigi vaatest on ja mida meil meie erinevatel asutustel ja valdkondadel tervisest kuni keskkonnakaitseni on läbi pilve lähiaastatel palju paremini, palju paindlikumalt, palju kiiremini. Ma loodan ka suures pildis kuluefektiivsemalt teostada. Nii kitsas mõttes riigipilv kui ka laiemas mõttes riigipilve minek kindlasti toob kaasa endaga muudatusi sellest, kuidas me rahastame asju, kuidas me mehitame asju, kuidas me koostööd teeme. Ma loodan, et need on teie vaates kõik positiivsed muudatused. Aga igatahes ma võin nii palju öelda, et suures pildis, kindlasti eranditega, mina näen selles pilveminekus ainult head. Ja kui teil on muresid selle üle ja kui te ei nõustu minuga, siis räägime sellest. Allan ütles varem, et ärge rünnake. Ma olen rünnatele avatud, aga rünnake siis ideid, ärge rünnake inimest. Ja siis me saame koos nende ideede üle arutada. Mul on isegi nüüd paar minutit jäänud siia counterisse, et ma hea meelega kohe, kui on mõni küsimus, mõni kommentaar, kui keegi arvab, et see kõik oli äärmiselt jabur, ma olen tõesti ainult 2,5 nädalat ametis olnud, et võib-olla tuleb mind ümber veenda, siis palun, sõna on teie. No nii, kas meil on esimesi julgeid? Ma tean, et tavaliselt eestlased on sellised tagasihoidlikud, aga ma tean ühte inimest, kes alati küsib, kui talle otsa vaadata. Nii. Ma lihtsalt sooviks teile jõudu uues ametis ja loodame, et me saame selle avaliku pilve ka korra majja. Väga hea. Nüüd rohkem kommentaare, aga sobib. Kas meil on veel julgeid, kes praegu on hea võimalusele Lukasele oma idee pähe istutada, et kohvipausil võib ka. Siis jääb Ergole rohkem aega, et teda võite kiusata kõikide asjalike kommentaaridega, kes tegelikult raha ja otsustamisots on tegelikult ema käes. Aga kui ei ole, siis aitäh, Lukas. Aitäh teile.